ennast tuttavaks Mihkel Kunnuse ja tema hirmsate saladuste. Palun. Jah. Meeleolu on täpselt õige. Sellepärast, et see on siuke südametunnistus vaevab. Ta vaevab täiesti spetsiifiliselt ja juhuslikult võimendatud, et kui mind kutsuti esinema, siis mõtlesin, et võib minna keeruliseks, eks mul on praegu 2 väikest last ja noh, kuidas ma jõuan ja kell 2 enam sobis selles mõttes, et ma sain praegu võtta ühe lapse panna kärru, minna teisega kell 9 lasteaeda järele. Naine teile erandkorral tööst koju, muidu ma pidin ise teise lapsega kodus olema ja niimoodi, siis ma kimasin täiega rattaga siia. Ja siis Erne poest mööda kimades, seal oli üks poiss, parasjagu võttis oma mingit plastmassist jublakat, komm oli seal sees, viskas paberi maha. Ja kurat, ma ei pidurdanud, sest mul oli siuke koog sees, aga siiamaani painab. Sest see on tegelikult jumal oluline, et mööda käi täiskasvanu ütleks seda asja, et mul tuli kohe meelde oma lapsepõlvest. No mina olen 82 sündinud seda ja maal ja see tähendab, et noh, siukene veel 90 ma olin 8 aastane ja umbes siis see võiski olla. Tuli kõlakas, et poodi tuleb jäätist. Maalaps sai jäätist ikka väga harva, eks ju, paar korda aastas umbes ja siis ema andis meile raha ütles, et mingi tooge endale siis ja ülim rõõmsalt jõudsime koju tagasi. Ema küsis, et paberi viskasid ikka prügikasti või? Ei, maha viskasin. Siis ema ütles, mingi tooge mulle see paber. Ja siiamaani meeles. Ja kunagi viska maha enam või ka pärast seda. Maal iseenesest polnud võimalust polnud sellist prügi, mida maha visata, aga minu arust see on väga õige käitumine ja see praegu vaevab mind. Oli mul vaja kiirustada, jõudsin 4 minti varem ja või. Aga iseenesest see tunne, mida ma praegu juhusliku dokumentaalsusega edasi kandsin, on ka saladusliku saare saladus mingis mõttes. Ma alustan väikse tsitaadiga Jüri Talvetilt, et enda sõnadele natukenegi kaalu juurde anda, sest ma umbes 95% tõenäosusega arvasin, et seal saalis vast 2 meest on, mitte rohkem. Umbes nii ongi. Ja see 3, läks 5% peale. Nii. Jüri Talvet siis, see on kohe avalõik ühest tema artiklist. Jules Verne ei ole ainult mu lapsepõlve lemmikkirjanik ja tema Saladuslik saar on just see raamat, mida ma umbes pool sajandit tagasi poisikesena lugesin, isegi suurema õhinaga kui Stevensoni Aareti saart. Kirjutan alla, minuga oli samamoodi, et Saladuslik saar on, kindlasti üks mu kõige lemmikumaid romaane olnud lapsepõlvest. Aga ma lihtsalt arvan, et nende inimeste hulgas, ja neid on palju kindlasti, neid inimesi, kellele Saladuslik saar on lapsepõlve üks kõige eredamaid lugemiselamusi, et nende hulgas on mehi proportsionaalselt rohkem. Et huvi pärast võiks küsida, et paljud teist on lugenud, ja nagu paljudel on see nagu täiega lemmik. Ta on nagu täielik poistekas mingis mõttes, et minu arust ja kui ma füüsikaõpetajana töötasin kusjuures, siis kui sattus ette selline õpilane, kellel mitte üldse arvutamine ei läinud ja füüsika oli tõeline piin, siis ma ütlesin talle, et teeme näiteks niimoodi, et sa loed läbi Jules Verne'i Saladusliku saare, areneb inimene kirjanduslikult ja keeleliselt ja sõnavaraliselt ja muid asju, pole väga piinarikas lugemine ka, ütleks oma kogemuse peal. Ja kirjuta välja mulle näiteks, lihtsalt märgi välja need kõik kohad, kus ta rakendab loodusteadusi. Ma tean, seal tegelikult seda väga-väga palju. Et see peategelane ongi insener ja millise suhtumisega see insener on. Ma ütleks, et seda romaani kannab loodusteadustest totaalse vaimustumise vaim. See on tõeline vaimustumine inimese insenertehnilisest suutlikkusest. Ja mingis mõttes võib öelda isegi, kes läheb sellise Valdorf gümnaasiumi vaimuga kokku, sellepärast, et nad teevad seda kõiki ise käes, ehedas looduses, mingis mõttes nullist alustades ja see tõeliselt vaimustab. See vahel paines mind ei tea, kas tüdrukutele läheb, kas neil on huvitav seda, sest
Sest kui vaatame saladuslikus saares olevat romantilist liini, null, üldse ei ole. Isegi mitte unistustes ei ole. Neist meestest isegi mitte keegi ei unista näiteks, et oi, mul jäi arnuka või kallim või armastatu kuhugi mandrile maha. Ei, null, täiesti, see liin lihtsalt pole. Täiesti totaalselt puudu. Ja see on ka nagu üks asi, mis nagu on hakanud mind nagu tagantjärgi painama, sellepärast ma tunnen, et no, esiteks, kas ta on üldse lastekirjandus? Tegelikult ta ei ole lastekirjandus, ta nagu oli rohkemat. See on seiklus pluss teaduslik fantastika. Ja kusjuures mitte mingi sõge teaduslik fantastika, vaid väga realistlik teaduslik fantastika. Eks ju see Cyrus Smith, et see, kes seal see tegi täpselt nii, nagu üks poisike võiks teha oma õues. Eks ju nendes materjalides, nende asjadega, mis on, aga ta on lihtsalt füüsikalist, keemiliselt väga arenenud, väga tark. Ja selles mõttes võiks olla väga innustav. Ja ma arvan, et see, miks mina näiteks läksin, ma tegin keemiaolümpiaad ja füüsikolümpiaad, ma olin nagu väga vaimustunud loodusteadustest. Läksin Tartu Ülikooli keemiat õppima, kindlasti nagu, et see vaimustumine loodusteadustes see tuli mul sealt kaasa ja see võimendas kindlasti seda. Selles mõttes on ta elus väga, väga mõjukas raamat. No muidugi ma arvan, et on sellisegi teisi samale nupule vajutavaid kultuurilisi fenomene oli veel, näiteks nagu MacGyver, kes eks ju sisult oli ka väga osav leiutaja, mis tahes sihukestest käepärastest asjadest ja millele omakorda andis võimenduse mu oma isa, kes ei olnud mitte mingi kutsumuslik leiutaja, vaid kes oli 1950 Eesti alal sündinud mees. See tähendab, et kõik, mis ta oma elamise juures tegi, pidi ta tegema selleks mitte ette nähtud asjadest. Nõukogude liit, eks ju, siis kõik defitsiidimajandus, et Claude Lévi-Strauss on öelnud ka, eks ju, selle kohta see on bricolage, nokerdamine, et sa vaatad, mis asjast on kuidagi spetsiifilisi õigeid asju, nagu ei ole, sa pead kuidagi leiutama ja nikerdama. Et ma olen sihukest irooniliselt öelnud ka selle kohta, et see on see tõeline meil käis mehe pilk, et võib-olla feministlikuma kirjanduskriitikaga saavad siin sellest irooniast aru, et näiteks praegu Kirjanike Liidu listis käib sihuke poolkava argumentatsioon, et kas peaks Muuli Barilejevi maha võtta või mitte. Mul õudselt vähe kirgi tekitab mul see. Siis ma kirjutasin lihtsalt, et see on pronksi kokkuostus on praegu umbes 4500 eurot tonn. Samas jah, kui keegi maha kangutada ei viitsi, siis paneks pluss klemmi külge, annaks talle positiivse galvaanilise laengu, siis vihmad tõenäoliselt lahustaks ta suhteliselt ruttu ära, võimendaks elektrokeemilist korrosiooni. Mõtleks selle kohta, see on muidugi keelduses kirjutasin selle, aga see on see, mille kohta ma ütleks saladusliku saare inseneri pilk, kes vaatab lihtsalt võimalt, millised tehnilised parameetrid on ja kuidas siis probleemi lahendada. Ühe väikse tsitaadi loen veel sealt romaanist väikse. See on sama inseneris Cyrus Smithi tsitaat. Jah, mu sõbrad, ma usun, et ühel päeval kasutatakse vett kütteainena, et vesinik ja hapnik, mis kuuluvad vee koosseisu, moodustavad kas koos või eraldi ammendamatu soojuse ja valguse allika, veel palju võimsama, kui seda on kivisüsi. Kuni maakera on asustatud, varustab ta oma elanikke ja neil ei tule kunagi puudust ei valgusest ega soojusest, samuti nagu neil ei tule puudu taime või loomaringi saadustest ega maapõue varadest. Ma arvan, et see kreedo on elus. See kreedo on elus, see on võib-olla selle romaani kreedo või siis vaimude seal kandis. Ja see kole saladus on see, et see on vale. Et ma võin öelda, et viimased, kui ma füüsikaõpetajana veel soovitasin seda lugeda, eks ju, iseenesest nagu kas on natuke selline pedagoogiline korruptsioon ka, eks ju, füüsikaõpetaja suunal pakse raamatuid lugema.
aga teine asi, ma olen umbes 10 aastat nüüd ja jätkuvalt töötan Maaülikoolis keskkonnaeetika õppejõuna ja sisuliselt on kogu mu sõnum erineva detailsusega, et see, mida ütles Cyrus Smith, on vale. Et see kreedo ongi meid viinud tänapäeval totaalsesse ummikusse. Uskumus, et inimene saab esiteks valitseda loodust, teiseks, et see on, ressursid on piiratud. Ja kui niimoodi vaatama hakata, siis on see niimoodi analüütilisemalt ja kainemalt ja rahulikumalt ja kaugemalt, et see, mis tsivilisatsioon sealt nad üles ehitavad, see, et naisi ei ole, see on ühest küljest, eks ju, et võimaldab vältida kogu seda suhtekamaiad. Mehed saavad rahus leiutada. Aga eks ju, sellel on omad tagajärjed. See tsivilisatsioon, mis nad püsti panevad, ei ole põhimõtteliselt jätkusuutlik. Et nad vaatavad siukest nooremapoolset ja keskialist meest, eks nad isegi ei jõua seal kuidagi vananeda, et neil tekiks vananemisega teatud raskused või enda füüsiline võimekus kahaneks ja hakkaks probleemidega, aga loomulikult see, et neil pole lapsi. Ja iroonis on mõttes, et mitte lihtsalt, et see Cyrus Smithi kreedo on vale, vaid see tõepoolest hingestas toonast lääne tsivilisatsiooni, hingestab mingis mõttes siiamaani. Ma arvan, et ma ei tea, Marek Strandbergi hingestab täielikult siiamaani. Et inimesed ei ole kadunud, et sellised tehnooptimism on täiesti elujõuline vitaalne ka poliitilistes ringkondades ja see, mis tuleks teha, kuidas kliimaga käituda, kuidas ökoloogiaga käituda, kas majandus peaks kasvama või kuidas teda veel suuremini läks kasvama. Aga mis on tegelikult väga huvitav on ka see, et ta on nagu kuidagi väga hästi tabanud seda sisu, et ta stsenaariumi mõttes on õige selles mõttes, et ta kattub, ta tabab. Ja meie ühiskonda lääne tsivilisatsiooni tervikuna on tabamas see saatus. Saar ei lenda õhku, konkreetselt meie planeedike sinine saareke kuumeneb üle, aga see, mis mind nagu keskkonnaeetika õppejõuna on nagu väga, või mis on olnud selline vaatenurk, mis on nagu suhteliselt nagu oleks pidanud varem andmeid värskendama, on see, et eelmine aasta, see vist 22. august, kuskil siis Elon Musk, kelle kohta võiks öelda, et see on siis tänapäeva Cyrus Smith. Eks ju, esiteks ta on maailma rikkaim mees, teiseks ta on üsna geniaalne leidur ka olnud isiklikult, vaieldamatult, eks ju. Ta planeerib seal Marsi koloniseerimist ja nii edasi. Aga tema ütles niimoodi, et suurim oht, mis praegu inimkonda ähvardab, pole kliima soojenemine, vaid population collapse ehk populatsiooni kokkukukkumine. Vähenemine, et see, et inimkond saab liiga vähe lapsi. Eks see on nagu õudselt kontraintuitiivne tundub. Selles mõttes, et praegu maailmas pole kunagi olnud nii palju inimesi kui praegu ja see tipnemine, tõenäoliselt on lähima 10 aasta jooksul. Ma isiklikult arvan, et on varem ja siis hakkab langema. Aga tal on selles mõttes õigus, et meie tööstustsivilisatsioonil on see vahetum oht ja Elon Musk tegi ka märkuse sinna juurde, et ta ei pea kliima soojenemist tühiseks. Mingi viimane sirp või 2 sirpi tagasi Kaarel Tarand kirjutas Hiinast, et miks Hiinast ei saa 20. sajandi ülemvõim, on see, et rahvas saab otsa, neil on tipnemine olemas, seal oli, eks ju, väga terav või väga range ja jõhker ühelapse poliitika ja sellepärast neil on see rahvastikupüramiid niisuguse kehva kujuga. Ja huvitav see asja juures see, et alguses, kui lapsi on väga vähe, siis läheb kõik majanduslikult paremaks. Esiteks, kõik see värk, mis nende kantseldamisele kulub, see ressursi saab panna mujale. Eks. Vanu veel ka liiga palju ei ole. Ja seda on läinud kogu see õhtumaine tsivilisatsioon, millele mõned Kaug-Aasiast tulid nagu hüppega järgi, nad tegid seda veel kiiremini, selles mõttes neil ränge. Ja see on nagu huvitav, et tõepoolest, et vahetum järgmine oht on, Hiina kukub tõenäoliselt kokku juba sel kümnendil, täiesti puhtalt toorelt igava demograafilisel põhjusel. Saksamaal on praegu kõige suurem, pika puuga kõige suurem
vanuserühm inimesi, keda on kõige rohkem, on umbes 55–60. See tähendab, et praegu on seal siuke, kui hea, miks, sellepärast, et selline inimene on ilgelt töökogenud ja tal on palju, ta teenib kõige suuremat palka oma elukaare jooksul tõenäoliselt. Aga lihtsalt, kui see natuke nüüd ülespoole nihkub, see suur laine seal, mis on, kui see nihkub pensionisse, see all on vähe, siis ongi nagu kõik laiali. Et see teada saamine, kui halvasti on õhtumaades demograafiaga, eriti Hiinas, päris halvasti on veel näiteks Lõuna-Koreas, kus sündimuskordaja on seal 0,78. Huvitav fakti leidsin ka, Jaapanis müüakse vanurimähkmeid rohkem kui beebimähkmeid juba mingi 6 aastat. Et jah, selline huvitav lugu. Tähendab, mis ma ütlen siis kuidagi nagu kokkuvõtlikumalt? Tegu on väga haarava meisterlikult kirjutatud raamatuga, tõeliselt puudutab inimesi, eriti poisse, miski pärast arvan. Mind ka. Ma arvan, et see on üks mu hingeilist olekut ja eluteed kõige rohkem mõjutanud raamat. Samuti raamat, mis on tekitanud mul kõige rängema, pikemal ja kauem kestva pohmaka, mis kestab siiamaani. Lihtsalt, et minu suurel iidolil eeskujul Cyrus Smithil ei olnud õigus. See oli väga halb tee. Ja see ongi võib-olla saladusliku saare saladus, mida ma tahtsin jagada. On võib-olla küsimusi või midagi. Iseenesest see, kuna ma olen keskkonnaeetika õppejõud, siis mingi ökoloogilistes nüanssides ma võin panna 2 tundi niimoodi. Aga noh, kuna tegu on siiski kirjandus sellega. Ja võib-olla selline retooriline küsimus, eks mul on 2 poega on praegu siukest kasvamas. Kas ma annan neile seda lugeda? Vot, selle ma pean nüüd mingi lähima 10 aasta jooksul välja mõtlema. Tõenäoliselt ikkagi annan, et selles mõttes, et tegu on siiski väga hea raamatuga, aga võib-olla kirjandusõpetajana või näiteks peaks selle aspekti juurde rääkima. Et kui vaimustav see on ühelt poolt, kui vaimustav, kui nakkab, aga ometi vale. Eks ju? Aga vale on ta alles nüüd. Ja, selles mõttes ma olen aru saanud, et ta on kasutatud, tegelikult jah, ma ütleks, et ta on nagu mentaliteediloolise näitena aga väga hästi kasutatav. See näitab seda tohutut progressi vaimustust, mis siis 19. sajandil valitses ja tegelikult mis läks välja, siiamaani osades ringkondades kestab mingis mõttes. Sest see mõte näiteks, seda päevalehtede lehekülgedel, et vesinikukütus ja paneme, ääremärkusena vesinik ei päästa, vesinik on tehnilised parameetrid kohutavalt halb. Ta on hullem kui metaan. Ta lekib isegi läbi metalli, selles mõttes, et tema taristut üles ehitada on ääretult keeruline, vesinikul ta molekul on üliväike ja tema mõju atmosfäärile on veel hullem kui metaanil. Ja metaan on teadupärast kordases hullem kui CO2, millega me nii-öelda hädas oleme. Et kui keegi hakkab üritama siin kõike seda vesinikul üle minna, siis läheb veel hullemaks. Termotuumast rääkimata termotuumareaktsioon. Aga seda termotuumareaktsioon õnneks ei ähvarda selles mõttes, et see ei tule välja lihtsalt. Et kui viimati see oli kusjuures eelmine aasta uudis, et nad suutsid, oli see suur uudis, et nad said natuke rohkem energiat kätte, kui sisse panid. See oli seal, et 200 megavatine impulss või 200 megatšauline laserimpulss panid sinna plasma pihta, said 300 megatšauli kätte. Lihtsalt unustati ära niimoodi, et selle laserimpulsi loomiseks läks seal veel paarkümmend korda rohkem energiat. See lüliti kõrvale. Ühesõnaga sealt termofusioon ja seda ei maksa karta ega loota, see ei lähe tööle. Jah, see selleks. Aga see lootus elab ja tõenäoliselt see on üks kõige enim rahastatud teadusprojekte. Sinna läheb ikka triljoneid on sisse maetud juba Cyrus Smithi vaimus. Et see ei ole kodalõbu, täiesti reaalsed majanduslikud tagajärjed. Mari? Aga ökoloogilises plaanis see peaks olema hea uudis, kui rahvastik kahaneb või praegu meie need nii-öelda keskkonna nägemused on nagu olnud väga hoiatavad. Jah, tähendab lihtsalt asi on sellesse suremine pihta valest otsast.
see kirjelda äkki seda siis. Tähendab, see on niisugune hästi loogiline, intuitiivne argument, aga asi on selles, on see, et keskkonnast hakkavad hoolima inimesed siis, kui neil on Maslow püramiidi alumine osa enam okei. Et see, kuidas see vahetult kohale jõuab, see on majanduse kaudu lihtsalt põmaki pensionifondid, need pankrotistuvad, sisepoliitilised nägelused, eks ju, see, mille kõrval EKRE on täitsa nohu, ma arvan. Et majanduslik kollaps algab sisepoliitiliste rahutuste pingete tõttu, selles mõttes, et ta ei tule niimoodi, et järsku lihtsalt igalt poolt kaob vesi ära. Muuseas, vesi kaob ka igalt poolt ära, selles mõttes, et veeressurssidega on, veesõdade arv on tõusnud paarisajani viimase umbes 10 korraga aastas, et praegu käib umbes paarsada veesõda suuremat või väiksemat. Ukraina sõda on ka osalt veesõda. See, et issand, ma jälle tsiteerin Elon Muski. Et kui Elon Musk tegi selles kurikuulsa säutsu, et Ukrainaga tuleks rahu teha ja Krimmi jätta nii, nagu ta on, siis üks osa sellest säutsus oli, säuts ongi 160 tähemärk, oli see, tuleb tagada Krimmiga veevarustust. Eesti keeles on paar artiklit olnud, üks on Tallinna Tehnikaülikooli hüdroloogia professor, kes räägib pikalt nendest veesõdadest. Et see on ka, tähendab, loomulikult on vaja kõvasti kokku tõmmata, aga lihtsalt kui kokku tõmmatakse lihtsalt niimoodi, nagu meil praegu oli, et elektrihinnad lähevad hüppega väga kõrgeks, siis umbes süüakse kõik kaitsealad tühjaks ja kõik metsad aetakse kibekiirelt ahju. Väljumine peaks olema sujuvam. Et selles on see asi. Üldiselt, isegi see Anne Langer-Graavi, kes on meie kõige suurem kliimaametnik, eks ju, Euroopa Liidu kliima eestkõneleja ÜRO juures, tema on ütlenud, et majanduskasv on vajalik selleks, et saaks teha vajalikud roheinvesteeringuid, et kui liiga kiirelt tuleb langus, siis see destabiliseerib ühiskondasid sel määral, et igasugune rohepoliitika nendel kohe. Saksamaa, mis on nüüd väga valgustatud, eks ju, keskkonna küsimustes üldiselt või keskeltläbi. Energiahinnad läksid kõrgemaks, nad hakkasid rekordilises koguses pruunsütt põletama, mis on veel kõige kehvem asi. Et see on see asi. Et igasugune keskkonnahoid liiga järsu majandusliku languse puhul läheb keskkonnahoid tagurpidiseks märgiseks ja sellega jõutakse veel liiga palju lakastada. Üldises mõttes me oleme inimkonna lõksus, eks ju, et siis mingit head väljapääsu ei olegi. Ja lihtsalt kuidas nagu võimalikult valutult snikerduda. Aga teoorias on see võimalik siis? Ei. Või unistustes küll, jah. Põhimõtteliselt ei oskagi. Jah, võt siin, eks ju, mis asi Cyrus Smithil nagu täielikult puudus, eks ju, täielikult puudus oskus alla anda, eks ju, sest ei ole lahendamatuid olukordi. Tehnika veab neid välja, see on see tugev usk siiamaani, eks ju, tehnoloogia abil me saame siiski mis tahes probleemist üle. Ja selles mõttes on ta nagu fundamentaalselt lohutamatu. Ja selles mõttes, kus on pääsetee? Mõtleks, Savusanna sõsarad näitasid pääseteid. Eks ju, see on hoopis teine suund. Selles mõttes, et suitsusaunas, mitte teaduslaboris. Et teata psühholoogiline kohanemine juure minu arust on see koht mööda rastud juba. Jah, suuresti küll. Aga selles mõttes, et ma arvan, et väike elu peab jääma. Et selles mõttes tasub leeki alles hoida. Või okei, nüüd läks liiga morbiidseks. Ärme jätta. Me jõudsime Cyrus Smithi pidurdamatust optimismist nagu kohe laksti liiga teise äärde, et sinna ei tasu ka minna, jah. Ei, tegelikult on see iseenesest mõistetav, sellepärast, et inimene liigina ei kao mitte kuskile, ütleb ja. Ma arvan ka, mitte nii peale. Aga lihtsalt vahepeal võib väga koledaks minna. No, see on õigus. Sest minu meelest me oleme siiamaani olnud ikka metsikult kohanemisvõimelised. Kust me tulnud oleme ja kust me tänaseks oleme. Ja see on, siin on muidugi tohutu õnn. Hüpetega või ka mentaalselt, aga me oleme välja tulnud siiamaani. Ja.
viimane kiirendus oli muidugi fossiilkütuste leiutamine ja Jules Verne suri 1905 ja samal aastal sai Albert Einstein Nobeli preemia. Tolstoi tegi oma värvifotosid siis veel vana mehena. Jah, ta on Tolstoi kaasaegne, oli Jules Verne 1828 sündis. No mis me siis teeme? Mis me siis teeme? No kasvatame lapsi, ma lähen kohe laste ei ole. Ma mõtlen veel ühe kõige hirmsama saladuse ära teile. Kui paned, okei, naisi, need on. Nad said üli hästi hakkama ilma ühegi raamatuta. Looduse raamat. No, vaatame seda asja feministlikult vaatepunktist. Nad ei lugenud üldse raamatuid. Mis me nendest meestest ikka tahame? Nad ei lugenud üldse raamatuid.